vahel on siis vaja väljatrükki teha ebastandardse paberi peale. Et õnneks on siis selline võimalus tõesti olemas. Võtame siit mõne printeri ja lähme printeri propertitesse. Siin on siis olemas custom paper size ja saab siin lisada uue paberi. Oleme siin praegu tuli tapeedist nurk, et oleme siis juttu, et siis teeme näiteks, et see paber on 500 korda 500 millimeetrit. Loomulikult ei taha ma siin mingisuguseid neid watching'eid näha või neid alasid, mida ta ei prindi. Nimi ju sobib. Finish. Okei. Nii, ja nüüd peaks olema siin olemas siis user paper, kus ongi user paper 500 korda 500. Okei, laus. Nii, teen siia siis uue selle vaateportsu ka. Ribbon, rectangular 0,0, kuna prindiala on terve paberi suurune, siis saab panna niimoodi. Et vaateports on terve paberi suurune ja nüüd siis saab võtta siit kas siis ühe selle 500 korda 500 tüki skaalas näiteks ühele. Nüüd vaatame, et nurgad ilusti nurka ulatuks. Aga sellel nüüd ei ole korduvus õige. Kui nüüd võtta nüüd siin trikk nüüd selles, et peab olema korduvus õige tekkima. Sellega on päris keeruline siin, kuna see on sümmeetriline kuju. Vaatame, kui panna 1-2, mis kas tuleb korduvus õige, ei tule ikka ei. Nüüd siin annab nuputada, mismoodi seda korduvust paika saada. Et loogiline tundus, et 1-1 tuleb, aga kuna mul osa tükki ulatub siit sellest 500 korda 500 ruudust välja, siis selle puhul ikkagi ma ei saa seda korduvust. Ilmselt ei saa ka teiste puhul. Praegu nagu tundub isegi nagu võiks olla see korduvus. Näiteks siuke väljatrükk